Novembri alguses alanud hundijahi käigus kütiti praktiliselt mõne nädalaga terve huntide küttimise limiit. Kuigi lund ei olnud, mis hundijahi peaks tunduvalt kergemaks tegema, näitab see jahimeeste sõnul seda, et hunti on Eesti metsades palju. Küttimine oli suhtkolt tõhus ja meil õnnestus seal 55 hunti ära, mis on peaaegu 60% kogu sellest limiidist, et kindlasti on huntide arv kõrge. Nüüd andis Keskkonnaamet välja ka uue korralduse, milles lisati hundi küttimismahu teine osa. Uueks mahuks kinnitati 112 isendit. Teise osana anti juurde 28 küttimisluba. Sellega võiks olla rahul, et küttimine saaks jätkata piisavalt heas tempos. Eelkõige on huntide arvukuse pärast metsades mures need inimesed, kes kasvatavad loomi metsade lähedal asuvates taludes. Tänasel päeval, kui on olukord, kus sa ei pea isegi enam elama raba ääres ega suure metsa lähedal ja sa pead ikkagi kartma selliseid basic asju, et kui ma lähen õhtul koeraga pissile, et mul peab olema mingi suur prožektorlamp, mis näitab mulle vähemalt kilomeetri kaugusele, et ma julgeksin seal oma koera jalutada ja et ma näeks oma koera, kui ta vabalt jookseb, et tegelikult on loogiline. Koer vajab vabalt jooksuala siis ma pean teda nägema kõik see aeg, et sellised probleemid või see, et on loogiline, et mu kass käib õues. Ta tuleb õhtul tuppa tagasi või tuleb juba lõuna ajal tagasi, aga olukorrad, kus lihtsalt sa leiad sooja kassilaiba endale õue pealt, et see ei ole päris okei. Kui julgelt teie oma lapsed võib-olla õhtusel ajal küla vahele mängima lubate? Kusjuures kindlasti mitte ja isegi ka hommikul nad, kui koolibussi peale lähevad, on ju täiesti pime. Ma pigem jalutan nendega kaasa, võtan ühe koertest kaasa, taskulampide ja kõigiga, et ma näeksin kaugele igas suunas, et kus või mis silmad jälgimas on. Et mõni võib öelda, et Eestis ei ole ründamist olnud, aga tänaseks on Eestis minu arust viimase 100 aasta kõrgem huntide arvukus. Ja kui nüüd võtta siia, ma just üks päev siin vaatasin natukene, et palju on Lätis, Leedus hunte või mitte ainult hunte, me räägime suurkiskjatest. Meie territoorium on umbes poole väiksem Lätist, Leedust, aga samal ajal meie suurkiskjate arvukus on kordades suurem. Ehk siis ilmselgelt täna me oleme juba olukorras, kus keegi võib kogemata sattuda suurkiskja teele ja tegelikult tänaseks päevaks kõige ohtlikum meie suurkiskjatest on karu, kelle arvukus on meeletult suur meie väikese territooriumi kohta. Et tegelikult see on päris hirmus, et ma loodan, et sellest saadakse rutem aru ja leitakse võimalus seda arvukust reguleerida. Kindlasti toob nüüd Keskkonnaameti muudatus ka paljudele vast rohkem hingerahu. Tehtud muudatuste tulemusel on korraldusega kehtestatud huntide küttimismaht kokku Järva ohjamisalal 12, Lõuna-Läänemaa ohjamisalal 10, Lõuna-Pärnumaa ohjamisalal 7, Viljandi-Valga ohjamisalal 10 ja Võru ohjamisaladel 11 isendit. Neil on söögilaud kesine ja sellepärast nad järjest laiendavad oma küttimisala, et kui seal vastas ei ole teisi karju, siis nad tungivad lihtsalt uutesse aladesse, kus veel ulukit on ja püüavad seal toituda. Palju on süüdistatud ka loomakasvatajaid, kes peaksid piltlikult öeldes ehitama oma karjamaadele 3 meetri kõrgused tarad ning võtma karjasid valvama suured valvekoerad. Suurte koertega ma tegelikult tahaks kogu Eesti rahvale, et selle asemel, et siin hirmsasti süüdistada või Facebookis kedagi sõimata, kogu Eesti rahvale panna südamele. Mõtleme selle peale, kui võtab endale näiteks Kaukaasia lambakoera inimene, kes ei oska koera kasvatada. Ta võtab selle sellepärast, et ta kardab hunti või karu. Aga juhtub nii, et ühel tormisel ööl on, paks lumi, koer hüppab kas üle aia või karjus näiteks on maas, ja see koer läheb kuskile küla peale jalutama ja teeb seal kurja. Et sellega, et tuleb aru saada, et selle kaitsekoera võtmine esiteks ei ole nii lihtne asi ja ikkagi on loogiline, et kui inimese õues on koerad, siis ükski korrektse närvikavaga suurkiskja ei lähe sinna õue peale.